Erinevad pettuskeemid, mis puudutavad kauplemisplatvorme, on väga levinud ja nende osakaal üha enam suureneb. On ka väga palju Eestis tegutsevaid ettevõtteid, kellega suhtlemine on osutunud probleemseks, tellija pole kaupa saanud või on see praak, mida keegi ei taha hiljem välja vahetada. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on sellistest ettevõtetest oma must nimekiri. Hetkel on mustas nimekirjas veidi üle 200 otsuse, aga kuna mõned ettevõtted on seal mitme otsusega, siis kuskil 100 ringis on siis neid ettevõtteid, kes ei täida tarbijate kasuks tehtud komisjoni otsuseid, riskivad sellega, et nende nimi pannakse musta nimekirja ja see seal on siis kõigile kättesaadav ja selle põhjalt saab teha ka siis ostuotsuseid. See ameti nimekiri on nüüd võetud LHV Panga initsiatiivile aluseks sellele, et midagi tellima hakates kuvatakse tellijale see informatsioon. See sisuliselt näeb siis välja selline, et kui klient hakkab tegema makset, see on siis kusagil e-poeg kasutab nii-öelda open bankingu makselahendust, siis ja kui klient hakkab nüüd sisestab sinna selle saaja andmed, need on üldiselt automaatselt, siis sinna alla kuvatakse teade, et kas tarbija on nüüd kindel, et ta soovib sellele konkreetsele ettevõttele siiski oma raha kanda, et ta on kantud antud juhul TTAJA musta nimekirja. Ja nüüd on kliendil täiesti enda valik, kas ta usaldab iseennast, kas ta usaldab seda hoiatust, kas ta läheb selle tehinguga nüüd lõpuni või ta tegelikult katkestab. Pank teeb lihtsalt oma võimalusi arvestades kõik selleks, et klienti teavitada. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on selle nimekirja koostanud ettevõtetest, kelle kohta neile on esitatud kaebusi. Tegelikult selles nimekirjas ei ole ainult e-kauplejad, et seal on absoluutselt kõikide valdkondade kauplejaid, et mis iganes ehitus- ja remonditööde pakkujad, turismifirmad, tavalised jaepoed, e-poed, et mis see põhjus on, miks nad tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei täida, ma ei oska öelda. Aga jah, paljude e-poodide puhul, kes sinna sattuvad ja ka mitme otsusega on küll näha, et nad lihtsalt mingil hetkel lõpetavad kaupade tarnimise, samas raha nad võtavad ikka tarbijatelt vastu. Pank siinkohal lähtub oma kogemustest, sest neid inimesi, kes petta saavad ja taas hiljem panga poole pöörduvad, on pidevalt. Täna loomulikult on vara veel jagada statistikat, samas on tulemas mustareede pakkumised, me teame, et see on alati ka väga-väga magus aeg kõigile pettuskeemide korraldajatele. Loodame parimat, et sealt tegelikult tuleb ka juba õige pea mõju. Me oleme väga avatud tagasisidele ja kindlasti nuputame koos edasi. Novembri lõpp toob kaasa endaga ülemaailmse e-ostlemise suurpäeva musta reede, kus tehakse 100 miljoneid tehinguid. See on ka periood, millal petturid aktiviseeruvad.